Kõigile naistele, kes kaaluvad islamiusk astumist, see video on teile. Sest täna toome teieni päriselu näiteid naistest, kes on osa islami liikumisest. Kes jagavad, milline nende elu tegelikult välja näeb ja kuidas see päriselt tundub. Ausalt öeldes võib teid ees oodata väike üllatus, aga kindlasti ka midagi toredat. Tere tulemast saatesse Pushback, mina olen teie saatejuht Meira Ka. Kindlasti tellige kanal ja vajutage sellele ägedale nupule. Meil on väga varsti tulemas põnev teadaanne. Hoidke sellel silm peal. Vaatame nüüd täpselt, mida neil inimestel öelda on. Kõik justkui tahavad meid vaiba alla pühkida. Tavavennad tõestasid meile kõigile viimastel nädalatel, et kõige tõenäolisemalt ohustavad meid meie enda mehed, mitte keegi teine. Oi, algus pole just palju lubav. Ja tead, millest ma nii väsinud olen? Ma olen nii väsinud sellest, et meie kogukonnad hoolivad rohkem sellest, mida mitte-moslemid meist arvavad, kui sellest, kuidas meie enda inimesed kannatavad. Ma olen nii väsinud sellest, et nad hoolivad rohkem sellest, mida islamofoobid neist arvavad, kui nad igal nädalavahetusel Speakers Corneril seisavad, kui sellest, kuidas meie enda kogukondades naised kannatavad. Räägi meile rohkem, sest see ei tule väljastpoolt. See tuleb inimeselt seestpoolt, kes väidab, et nende naised kannatavad, aga keegi ei tee midagi selle heaks, sest kõik on rohkem keskendunud islamofoobiaga tegelemisele. Need tavavennad hoolivad tõesti rohkem sellest, mida islamofoobid nende kohta ütlevad, kui sellest, et meil oleks lubatud rääkida sellest jamast, mis meie enda kogukondades toimub. Olen nii väsinud sellest, et inimesed ütlevad, et meid ei rõhuta. Meid ei rõhuta, moslemi naisi ei rõhuta. Neid rõhutakse täiesti kindlasti. Oi. Poiss. Ma arvan, et see video läheb kohe väga vürtsikaks, sest ta väidab seda, mida paljud meist on väitnud, aga meie ütleme seda kõrvaltvaatajatena. See on natuke teistmoodi, kui seda ütleb keegi, kes on ise asja sees. Meid rõhutakse täiesti. Me kõik oleme enesepettuses, me kõik valetame endale, me kõik püüame end veenda, et oleme siin õnnelikud. Me kõik oleme vabad. Ei, me ei ole. Ei, me ei ole. Meid rõhutakse väga mitte islami enda poolt, vaid meeste poolt, kes kasutavad religiooni, et meid alla suruda. Räägime sellest korraks, sest see on üks peamisi väiteid, mida igal pool kuuleb. Et sa ei tohi midagi islami kohta öelda. Sa ei saa üldistada tervikuna. Ja ma ütleksin, et me ei üldista tervikuna, sest me ei ründa otseselt ideid. Ma mõtlen, kuigi me mõnikord teeme seda, keskendume me tegelikult rohkem nende inimeste tegudele. Ja kui keegi kogukonna sees tuleb ja ütleb midagi sellist nagu meid rõhutakse ja need mehed ei käitu nii, nagu nad peaksid käituma. Ma arvan, et see on inimestele hoiatus. Sest jah, sa võid küll raamatuid lugeda ja neid valesti tõlgendada, mis kahjuks ei ütle alati väga ilusaid asju, aga sa võid välja mõelda mingi nutika viisi, kuidas seletada, et ei tegelikult hindab islam naisi. Kui tegelikkuses, mis siis päriselt toimub? Ja ma arvan, et see on küsimus, millele rohkem inimesi peaks vastama. See näide sellest naisest siin, kes 2024 aastal pöördus islamiusku ja siis 2026 aastal oli tal selle kohta midagi öelda, annab meile ausalt öeldes palju infot selle kohta, mida meil on vaja teada. Aga enne kui me selle juurde läheme, kiire sõnum meie sponsoritelt. Räägime korraks Medicare'ist, sest sa ilmselt valisid plaani juhuslikult, mis ei pruugi sulle kõige paremini sobida. Ja just sellepärast tahan ma sulle rääkida tänastest sponsoritest, Chapterist. Chapter on teistsugune. Nad on sõltumatud ja ainsad Medicare'i nõustajad, kes võrdlevad kõiki üle riigi saadaolevaid plaane, arste vajadusi ja prioriteete, et leida just sulle kõige paremini sobiv variant. Nende nõustajad saavad palka. Nad ei suru peale kindlaid plaane. Kui sul on juba õige plaan, siis nad ütlevad seda sulle. Ja kui mitte, siis aitavad nad sul ümber vahetada. Eelmisel aastal säästsid eakad, kes vahetasid plaani Chapteri kaudu keskmiselt $1100. Kõne on tasuta, võtab aega umbes 20 minutit ja võib aidata sul või su vanemal, vanavanemal või lähedasel palju raha säästa ja stressi vähendada. Helista Chapteri numbril 6106 8037. See on 610 680 37 ja hakka juba praegu raha säästma. Okei, mitte ainult raha ei pea säästma. Võib-olla tahad ka ennast päästa. Vaatame seda naist ja siis läheme tagasi ning vaatame üle, mida teine naine meile rääkis. Islaamis ei öelda abikaasale, kuni surm meid lahutab. Habibi, kogu maailm on meiega nõus.
nii et ta ütleb põhimõtteliselt, et vaata, meil ei ole sellist asja nagu kuni surm meid lahutab. Ma olen selles abielus igavesti ja tal on pea kaetud. Oi, ma tahan lihtsalt selgelt tänada kõiki kõige eest. Ma tulin politseijaoskonda, et tema vastu avaldust teha. Ja nagu ma ütlesin, tal on nii palju tutvusi, et lõpuks arreteeriti hoopis mind. Ma olen praegu arestikambris. Ma magasin siin eile öösel. Ta viis mu lapsed ära. Ma teadsin, et see juhtub ja kõik, mida ma kartsin, juhtuski. Ma tegin kõik, mis ma olin. Kuidas on võimalik, et vägivallatseja pääseb kõigest, sest tal on raha? Ja mina lihtsalt islami järgi. Ma leian, et need videod on lihtsalt südant lähestavad. See naine nii uhke enda üle, abiellun, bla bla bla, ja siis saab teada, mis tegelikult toimub. Ja ma soovin, et rohkem naisi teaks sellest tegelikkusest. Sellepärast on see tüdruk siin nii uskumatult vapper, et ta räägib sellest, sest sellest ei räägita. Ja kui nad hakkaksid sellest rääkima, siis võib-olla inimesed, kes on huvitatud sellega liitumisest, teaksid rohkem, mis tegelikult toimub. Ja ma olen nii väsinud sellest, et kõik tahavad selle teema vaiba alla pühkida ja teeselda, et neid asju ei juhtu, sest me kardame, kuidas see islamofoobidele paistab. Me kardame, kuidas meie ise välja näeme. Kas sa tead, mis? Kui need mehed, meie usukogukonna mehed, tõesti hooliksid sellest, mida islamofoobid islamist arvavad, siis nad ei kuritarvitaks naisi islami nimel. Nad ei vaidistaks naisi islami abil. Mulle meeldib, kuidas Haliniel Nisah üritas kogu selle asja meie peale pöörata. Nüüd kogu see olukord. Te kõik laimate mind. Ja nüüd on islamofoobid kasutanud seda võimalusena islami ründamiseks. Ei, tead mis? Islamofoobid lihtsalt nägid sind sellisena, nagu sa oled. Nad näevad moslemitest mehi sellisena, nagu nad on. See ongi nii. Ja, me tõesti näeme. Me näeme neid täpselt sellisena, nagu nad on. Inimesed, kes on valmis oma religiooni nii-öelda kuritarvitama. Mitte, et see oleks kogu tõde, sest nende religioon on üsna selgelt öelnud, mida neil on lubatud teha. Aga jah, me näeme seda. Ja me tahame, et rohkem inimesi sellest teaks, eriti teie tüdrukud, kes mõtlete võib-olla sellega liituda. Nad kardavad nii väga, kuidas me välja näevad. Nad kardavad nii väga oma mainet moslemitest meestena, et neid ei huvita. Nad tahavad varjata, nad tahavad peita. Nad ei taha, et meid kuuldaks. Nad tahavad meid vaigistada. Nad ei taha rääkida sellest, mis meie kogukondades toimub, sest see tähendaks selle vestluse avamist. See tähendaks, islamofoobid hakkavad neile näpuga näitama ja küsima, mis teie kogukondades toimub? Miks te nii käitute? Ma arvasin, et te kaitsete oma naisi. Ma arvasin, et te austate oma naisi. Kuidas siis nii? Kõik käib nende maine ümber. Kõik käib nende maine ümber. Neid ei huvita see isegi. See pole isegi mitte islami maine küsimus. See on nende enda maine, nende enda ego. Ma mõtlen, sa ju alati tahad olla suhtes kellegagi, kes on nii egotsentriline, et ei suuda tunnistada, mis on õige ja mis vale, juhuks, kui keegi võiks neist midagi arvata. See on ju alati hea mõte. Ma olen sellest nii väsinud. Praegu selle summas olemine on nagu olla mürgises perekonnas, kus öeldakse, et kaitse perekonna mainet. Teeskle, et neid asju ei juhtu. Ära lase kellelgi teada, isegi kui inimesed kodus kannatavad. Me tahame teeselda, et kõik on siin õnnelikud. Meie naised on siin kõik vabad. Me kõik oleme... Ei, me ei ole. Muide, see on osa nende usulisest õpetusest. Seda nimetatakse takijaks, mis tähendab, et sul on lubatud otseselt valetada, et kaitsta islami mainet. Ja võid ette kujutada, et seda kasutatakse natuke ära, mitte ainult naiste puhul. Ei, me ei ole. Meie enda mehed kiusavad meid. Ja ma tegelikult loodan, et mitte moslemid kuulevad seda. Ma loodan, et islamofoobid kuulevad seda. Me kuuleme seda ja viime sinu sõnumi valjult ja selgelt inimesteni, noor daam. Valjult ja selgelt. Sest võib-olla oma maine pärast mitte moslemite ees hakkavad nad siis end veidi parandama. Sest nad kindlasti ei hooli, kui meie neid nõustame. Nad kindlasti ei hooli, kui imaamid neid nõustavad, kui teised mehed neid nõustavad. Nad ei hooli vestlustest, mis toimuvad meie enda kogukondades. Võib-olla peavad neid vastutusele võtma mitte moslemid, et nad muutuksid, isegi kui see on ainult oma maine kaitsmise nimel. Sest see on see, mis neile korda läheb. Tead, neile läheb korda nende enda maine. Kas ma võin lihtsalt öelda, et ma olen sinu poolt? Ja muide, suur tänu Stop the Invasionile, kes selle mulle säutsus. Ma nägin seda ja mulle meeldib see video väga. Sest jah, me oleme siin, hoiatame ja aitame islami liikumist, andes kõigile teada, mis seal tegelikult toimub. Jaga seda kellegagi, kes võib-olla vajab seda sõnumit kuulda.
ja veel kord suur tänu sellele uskumatult julgele noorele naisele, kes on valmis ütlema seda, mida paljud ei julge. Et see süsteem on sügavalt katki ning inimeste lihtsalt sisse kutsumine ja toomine ilma tegelike probleemidega tegelemata on tohutult, uskumatult problemaatiline. Ära unusta seda tüdrukut kongis, kes oli nii uhke selle üle, mis toimus ja nüüd on ta millegi kohutava lõksus, juuksed katmata. Ja ära unusta selle naise hoiatusi, sest taaskord, see ei tule väljaspoolt. See tuleb kelleltki, kes on ise seespool ja ütleb, et see ei ole okei. Nad väärkohtlevad. Ja mina isiklikult olen uskumatult valmis teda kuulama. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.